taas. Oleme Inimese tee juubeli saate juures ja saate number on täna 40. Ja täna see saate teema pakkus välja Tibu, nagu ta täna sageli pakub. Ja teemaks on siis rahulolematus ja rahulolu. See õnnesõltuvus sellest, millised on selle tagamaad ja nii edasi. Ja ka vaatame, kuhu see jutt meid viib. Õnnesõltuvus. Kuidas õnn sõltub rahulolust, selles mõttes ma mõtlen. Mida või? Ei no, ma üritasin just seda kontrasti mõtet välja tuua, et kuidas me rahulolu ei oska hinnata, kui me tunneme ennast halvasti. Ja muidugi, aga õnn kui rahulolu, ma mõtlen, on kohe seotud sellega. Okay. Ma arvan, aga vaatame, kuhu see jutt meid viib. Et kus see tänane idee, see tuli sul üsna äkki. Ja. Kus see sul üldse pähe turgatas, milliste asjaoludel? Mul käisid külas kaks väga, väga kihvti inimest, kellega ma tunnen ennast. Ma ei saa öelda, et vabalt, sest terve eilse õhtu, kui me koos olime, ma kokutasin, ma tundsin kuidagi, mul oli keel sõimes ja nagu mitte miski ei voolanud. Mul oli nii palju, ma tahtsin öelda ja see ei tulnud üldse välja. Ma reaalselt nagu kokutajana tundsin ennast. Ja üritasin nagu aru saada sellest jooksvalt siis on ju, et mis mul valesti on. Nüüd ma sain aru, et meesterahvas, naisterahvas ja meesterahvas külas, nimesid ma ei nimeta. Ja meesterahvas on minu jaoks nagu suhteliselt suur autoriteet selles mõttes, et ta on oma ala see, kus me kokku puutume, ta on nagu tekitab sellise, tema aitas mul mõista nagu sügavuti või laiemalt seda ala, mida me koos teeme ja siis see, missuguse pühendumusega tema suhtub ja kuidagi üldse ta on ka natuke tõsisem, kuigi ta on alati nagu ka tekitab sellise väga noorusliku hingetunde. Nad on mõlemad minust veidi vanemad, aga samal ajal tekitavad vahest mulje mulle, et nad on minust nooremad. Nad on kohutavalt nooruslikud ja armsad. Ja siis see eilne tohutu rahulolu tunne, mis mul oli. Samal ajal nad on mul peaaegu nüüd esimesed külalised peale seda, kui meil see kriisiaeg algas, sest kriisiajal meil ei tulnud inimesi koju ja ma ei ole üldse nagu ma ei ole väga aktiivne enda koju kutsuja. Nii et minu jaoks on inimesed, keda ma kutsun koju, nad peavad aru saama minu enda kodurahureeglitest on ju ja pakkuma mulle nii hea turvatunde nendega koos olles, et ma tunnen, et minu kodu nagu see turvatunde ala ei saa kuidagi kannatada. Ja siis mind hakkas häirima see, et ma eile nii närvis olin. Sest söögid tulid suurepäraselt välja, ma olin suhteliselt organiseeritud, ma ei läinud lappesse, mul Sassa aitas nii palju, Sassa oli eile nii tubli ja kõik nagu toimis muu. Aga mina kokutan kogu aeg. Ja täna hommikul oli juba parem, aga ma hakkasingi jälgima seda, et mis muga siis toimub, et ma jõudsin selle rahulolematuseni, siis kui ma viisin nad täna linna tagasi ja panin pikali ja tundsin, kui väsinud ma olen, aga kui hästi ma ennast tunnen. Ja siis ma mõtlesin sellele, et mõni inimene näiteks mõtleks, et küll on hea, külalised läksid nüüd ära, ma olen sellest nii väsinud, ma rohkem enam kunagi külalisi ei taha. Mina mõtlesin oma peas, et ma olen väsinud, nõuda on vist olid nõud puhtad sel hetkel, juba ma ei hakka ennustama. Aga et põhimõtteliselt, et nad käisid, ma olen väsinud, ma tunnen ennast hästi, küll on tore, kui nad ükspäev jälle tulevad. Aga ma mäletan, mul tuli kohe meelde see, kuidas ema ütles ja väga paljud inimesed ütlevad, et külalised tulevad kiiresti, aga mingu kiiremini või midagi sellist. No, hästi palju kõnekäe. Külalised on 2 korda toredad, siis kui tulevad ja siis kui lähevad. Või jah, et kõige parem on siis, kui nad lahkuvad. On ju. Ja see kõnekään muidugi vihjab inimese rahulolu ja
võimele ja mittevõimele väga hästi. Ehk et inimesed kutsuvad külalisi endale, sellepärast et noh, oodatakse mingisuguseid positiivseid emotsioone, mingit lõbusat pidu, mis iganes siis, eks ju. Ja nüüd, kui need inimesed tulevad, siis loomulikult sealt, noh, nad pakuvadki kõiki neid toredaid emotsioone. Aga lisaks sellele nad, panevad ka mingisugused nõudmised, mitte et nad nõuaks su käest midagi, aga noh, paratamatu, kui sa kutsud külla, sa pead süüa tegema, sa pead tube kraamima ja nii edasi. Noh, enamasti ju inimesed peavad tube kraamima enne külalisi. Isegi mina tegin seda. Ja siis hakatakse, siis kui külalised kohal on, kui need, enne kui nad tulevad, enne mõeldakse, et oi, kui tore oleks külalised, küll on tore nendega olla. Kui külalised kohal on, siis hakatakse mõtlema sellele, oh, kui tore, kui nad nüüd ära lähevad, et kui siis on puhkus. Ehk et, sest sel hetkel, kui külalised kohal on, siis märgatakse ainult seda, et ma pean süüa tegema, ma ei tea, mis tube kraami või mida iganes. No okei, ma ei kraami siis, kui külalised kohal on. Ja no pärast peab võib-olla vahest koristama. Et see ongi see, et no ja sealt tulebki see kõnekäänd, et tore, kui tulevad ja sama tore, kui ära lähevad. No ja toidu osas on mul ju hoopis teine asi. Üks see, kuidas ma armastan koristada ja noh, mina saan selle intentsrahulduse, selle eriti nagu tugeva rahulduse on sellest, kui ma nüüd kokkan, eriti siis, kui mulle meeldib kokata ka teiste juures, keegi ei tohi mind aidata, aga ma saan kokata teiste juures. Noh, toidu tegemine on nauding. Ja siis, kui ma seda toitu teen ja inimesed söövad seda toitu mõnuga ja need kaks inimest selles mõttes on minu jaoks äärmiselt rahuldavad, et nemad söövad toitu sellise naudinguga. Sa näed nagu iga amps, iga liigutus, kõik see, kuidas nad söövad mu toitu, nad on seda varem ka teinud. See on minu jaoks nii rahuldav tunne. Ja noh, ma ise, kui ma teen hästi süüa, siis ma ise naudin ka seda toidusöömist. Aga ühesõnaga kogu see kompott kokku tekitas mu mõtte, et miks ma ei või kogu aeg rahul olla sellega, kus kohas ma parasjagu olen, kes ma olen. Miks see, kui mul on vahepeal paha olla, noh, mul oli siin pikalt nüüd masendusaeg, kus ma tunnen, et ma hakkan nüüd välja tulema, et mul tekkis see maniakaalne ja ühesõnaga maniakaalsuse ja depressiivsuse vahekaal tekkis jälle, et nüüd ei ole enam see, et vahepeal tuleb maniakaalne ja ma olen kogu aeg depressiivne, vaid ma olen rohkem maniakaalses seisus ja vahepeal on depressiivne, on ju. Aga sellega täpselt samamoodi, et okei. Ühesõnaga, et miks me nagu neist negatiivsetest hetkedest, mis meil on, miks me neist hoiame kinni? Miks me eeldame, et need tulevad? Nad tulevad nagunii. Aga kuna nad nagunii tulevad ja nagunii lähevad, miks me neist kinni hoiame? Sest see rahuldus, mis mul täna tuli, selle mõjuvõim on ju lõpmatu. See võib kesta negatiivse hetkeni ja järgmise rahuldushetkeni jälle. Vaata, see on ka nüüd niimoodi, et nagu öeldakse, et tilk tõrva võib rikkuda meepüti. Aga tilk mett tõrvapütti ei rikku ära. Selles mõttes, et nüüd tilk mett on tõrva sees või ei ole, see on täitsa kama kaks, eks ju. Nagu ma sulle enne ütlesin, ma jäin magama ennast, ma ütlesin sulle selle, et ma saan aru sellest, et negatiivne või halb asi vahest paneb nagu nägema paremini piiritlema seda, millega sa saad rahul olla. Et see rahulollu, see positiivne muutub selgemapiiriliseks ja muutub arusaadavamaks. Täitsa kindlasti. Aga samal ajal on ikkagi see, et kui ma vaatan kõrvalt inimesi, kui ma vaatan sind ka, sa oled kogu aja rahulolus ja siis tuleb see tilk tõrva ja kogu su meepott on nagu rikutud, on ju. Aga mina selle eest olen see, et
võtan kulbiga ja tõstan selle tõrva minema. Sinul on just see, et sul on nagu, sina oled kogu aeg tõrva sees ja siis tuleb tilk mett ja see muudab sul, sinu puhul toimibki see asi nagu vastupidi. Ehk et noh, sul on neid igasuguseid kannatusi kogu aeg. Kui on sul tervisehädasid ja noh, sul on ka nagu selliseid igapäevaseid kannatusi, niisugused kommunaalkannatusi nagu päris palju. Minul ei ole üldse. Jaa, seda küll. Minul on, noh, ma olen kogu aeg aru, kui midagi ma ei mäleta, kui ma midagi valutanud kunagi. Ei, alles hiljuti oli sul seljavalud ja siis sa olid kindel, et kogu maailm on nüüd rikutud, sa ei saa mitte midagi kunagi enam teha, sa ei saa enam jalutamas käia, mitte midagi. Sinu see seljavalu, mis sul kestis nädala või midagi sellist või rohkem võib-olla. Aga see rikkus kogu su maailma pildi ära selleks ajaks. No jah, et ühesõnaga... Sa ei mäleta või? Ma ei mäleta ausalt. Tuleb endale väikse uudisena. Et see nii oli. Tähendab, seljavalu ma mäletan, aga ma ei mäleta, et ma oleks teda nii traagiliselt võtnud. Ei no, kui sul on palavik. Palavik? Noh, kui sa oled haige. Palavikku ma kaifin. Ei, aga sa hädaldad seal voodis, nagu sa oleksid 3-aastane. Selles mõttes ma saan aru, et sa oled mees, aga no see on sinulik ka. Ei, selles mõttes on tõsi, aga ma mõtlen praegu just seda, et iseenesest ma ju oma rahulolus, mida mul on eluaeg hästi palju olnud, objektiivselt vaadates minu elu on hästi hea. Maailm on kogu aeg hästi hoidnud mind. Ja ometigi ma olen kogu aeg õnnetu, ärev ja nii edasi, on hästi depressiivne eluaeg, eks ju. Ja minu meelest on selline asi, et sa ei saagi olla õnnelik, kui sul on hea olla kogu aeg. Selles mõttes, et sina, kellel sul on kogu aeg igast jamasid, millega sa pead toime tulema, siis, ja sa tuled nendega toime jälle ja siis sul tuleb jälle uus jama ja siis tuled jälle toime ja iga toimetulek on õnn või rahulolu, eks ju. Aga kui ma olen rahulolus, siis noh, see on mingi default seisund, ta lihtsalt on, eks ju, noh, probleeme ei ole, seda ei märkagi. See on nagu iseenesest mõistetavus. Ja nüüd iga probleem, mis tuleb, see on probleem kohe, eks ju. See ei ole mitte see, et noh, et seda saab nüüd lahendada ja see on tore, eks ju. Ja kusjuures see rahulolu seisund, ma olen ise jõudnud sellisele järeldusele. See on nüüd jälle see emast mitteeraldumise seisund. Seal on hästi palju neid teemasid, mis on emast mitteeraldumisega seotud. Aga kui see inimene on justkui nagu emakas elaks, sinna käib see jumaliku lapse arhetüüp on selle taga. Mida Jung nimetas seda jumaliku lapse arhetüübiks. See on siis seda tüüpi inimene, kel nagu mina olen, elu nagu hoiab mind kogu aeg, mul on kõik nagu hästi, ma ise ei peagi nagu midagi tegema. Ja ma ei vastuta ka nagu mitte millegi eest. Ühesõnaga niisugune jumalik laps, kogu aeg on nagu õnnistus. Aga see jumalik laps ise ei ole õnnelik sellepärast, et jumaliku lapse ainus probleem on kogu aeg see, et ta ei saa olla kindel, et õnn ära ei lõppe. Sest see ei sõltu temast selle pärast. Vaata, kui sa lahendad probleeme, siis sa harjud nagu mõtlema niimoodi, et ahah, see on probleem, praegu on paha olla. Kui ma lahendan probleemi ära, siis on mul hea olla. Ühesõnaga, et minu rahulolu sõltub minust. Ja ma enam-vähem tean, millega ma hakkama saan. Aga kui ma olen kogu aeg rahulolus, siis see rahulolu on mulle antud. Just nimelt jumalikult, eks ju. Ja see ei sõltu üldse minust ja nüüd minu enda rahulolu nüüd sõltub sellest, kui palju ma jumalat usun. Siis nimetame seda praegu lihtsalt jumalaks, kuna ühtegi teist nime ma ei oska öelda, aga kuna see on selline antus ja kui ma nüüd usun, et see antus on püsiv ja see hoiab mind kogu aeg, siis ma võin rahulik olla, eks ju. Aga üldiselt need inimesed ei ole rahulikud, sest nad ei saa usaldada või kui siis saa, seda saab, teoreetiliselt seda saab usaldada. Aga praktikas kipub olema niimoodi, et ma kogu aeg muretsen, aga äkki kaob ära. Kust ma tean, et ta homme jälle? Eks ju. Nagu ma mõtlen seda, et minu, nagu sa ütlesid, ma lahendan. Minu
jaoks on see, et okei, on sellised hetked, nagu oli nüüd viimased 1,5 kuud umbes, kus mul oli see depressiooni aeg, kus hämmastav on see, et ma alles hiljuti rääkisin sellest, noh, mingi hunnik saateid tagasi, onju. Me rääkisime sellest ja see teema oli üleval, onju, mul oli paha olla. Ja ma mõtlesin sellele, et näed, noh, et käivad nüüd lühikesed pahad tunded, onju, aga ma tean, et nad lähevad üks hetk üle ja nad ei tekita mus liiga tõsist depressiooni. Seekord oli see depressiivne aeg, see rahulolematu aeg oli nii pikk, et ma hakkasin juba muretsema. Ma mõtlesin, et kas tõesti ma nagu ei tule sellest välja, onju. See ei tähenda seda, et mu pisikesed probleemid otsa said, aga ma vähemalt, ma näen nagu nii-öelda, noh, ma näen nii-öelda päikesetõusu ja päikeseloojangut näen iga päev, onju, noh, et selles mõttes nad on mõlemad olemas kogu aeg. Aga depressiooni ajal ükski, ühesõnaga, kui ma saan tavalisel ajal öelda, kui ma lahendan oma probleeme ja tegelen oma asjadega, et mul on jube mõnus, mul on jube halb, aga mul on ikka jube mõnus, ühesõnaga mul on kogu aeg mõlemat. Ma näen kogu aeg mõlemat, siis depressiooni ajal ükskõik kui palju keegi aitas mind hästi tunda ennast või ma ise tundsin ennast hästi või kui hästi see toit maitses või mis iganes. Ma ei, depressioon kui selline nagu tõesti tuimestab ära kõik need võimalikud seisundi muudatuse nägemised. Et sa ei ole võimeline astuma nii-öelda sammu kõrvale endast ja vaatama ennast ja nägema, et seal kohas on see positiivne koht, et selles mõttes see on olemas. Et astu sinna poole, kui sa saad või kas või näidata, et lootus on sinna poole minna. Kui mul on probleem, väiksed probleemid, suured probleemid on ju, ja siis mul on ikkagi võime, no ma toon sellise hea näite, et praegu mul küll hea olla, et selles mõttes on natuke teine, aga ja ma tean, et sind häirib see, et muusika on liiga valjult. Ma näen seda su näost, see, kuidas sa vaatad sinna muusika poole ja noh, kui mul oleks nagu valikut, siis ma tõuseks püsti ja paneks ta vaiksemaks, aga seda ma praegu teha ei saa, ma teen seda järgmine kord, ma olen targem. Aga ühesõnaga see, et tulevad mul lemmiklaulud või et tuleb mingi koht, mis mul lapsepõlvest meenutab mingit eriti head tunnet või asja. Ühesõnaga, neid tundeid, neid minu üksikasju, minu elust on nende lauludega seoses nii palju, et noh, nad nagu kogu aeg süstivad mulle head juurde. Et see rahulolu tuleb mul sellistest pisikestest asjadest kogu aeg täitub. Hakkab nagu vaikselt tühjemaks minema, ma räägin ära, mul elevus kaob ära, siis kohe tuleb midagi, mis tohutult toob seda juurde jälle. Need elu väga-väga halvad hetked, need on tegelikult tagantjärgi nagu väärtuslikud. Selles mõttes, et ma toon paar näidet. Et näiteks üks asi oli see, kui ma olen seda sulle kunagi rääkinud, et ma nägin unes, kui Sasha oli see 2,5 aastat, kui ma pidin Sasha teadvusetuks lööma. Ja see oli kohutavalt halb tunne, kui ma seda tegin unes. Ma mäletan, ma pidin selle... Ma ei taha mõelda sellele. See oli väga halb tunne. Ja, ära kirjelda seda. Kui ma üles ärkasin, siis see oli... Ma oleks nagu kingituse saanud. Sest Sashaga on kõik hästi, sa ei pea midagi tegema. Ei, mitte selle pärast. See oli loomulikult hea meel. Oli ikka hea meel. Aga ei, saad aru, see tunne oli kingitus. Saad aru, mulle anti see tunne. Ma teadsin, mis tunne see on. Aga ma tegelikult ei jäänud Sashast ilma. Aga ma sain nagu tasuta selle tunde, eks ju, unes. Ja noh, hiljuti siin oli see, et mul tunne, kui ma olin me oleme siin rääkinud ühest inimesest, kes on nagu selline hästi enesekindel ja ma sain unes selle tunde, see on nüüd hea tunne, eks ju. Aga näiteks
ma pean nüüd jälle kord rääkima, sest meie autoavarist mulle üks inimene juba mainis, et ta on meie saateid vaadanud, me igas saates räägime sellest. Ilmselt on see nii palju meil alateadvus. No aga ta on ka teaduses nii palju. Ta jookseb igapäevaselt läbi meie elust. Nii tohutut informatsiooni on. Vaata, nii kui see toimus esimeste nädalate jooksul, kus sa said oma sellest megavihast üle, siis sa suutsid siis sa hakkasid mulle ütlema, et sa ei kujuta ette, missuguse vaimse kasvuni see meid viib. Kui palju see meile annab eluinformatsiooni nagu. Just, ja praegu ma mõtlen selle tunde peale, kui see toimus, kui ma olin hästi depressioonis, kui ma olin seal teki all ja tõesti niimoodi, noh. Jah, ma mäletan. Ja saad aru, ma nagu meenutan seda tunnet ja ma tahan seda tunnet taas ja taas tunda. Ma ei taha näha seda. Ei, aga no, nüüd ma tunnen, nüüd on see tunne nagu minu tugevus. See ei ole enam, ühesõnaga, ma sain käia täiesti väljaspool rahulolu. Mind visati rahulolust nii kaugele, kui no okei, loomulikult ütleme maailma mastaabis, see ei ole nüüd midagi hullu, eks. Ei, no ja teine asi on see, et kodu oli alles, maja ei põlenud maha, lapsed olid elus ja terved. Ma ei tea, kui kaugele nad sind sellest rahulolust ära said visata. See oli puhtalt subjektiivne hinnang. Objektiivselt loomulikult see on tegelikult maailma rahu kõrval. Ma kuulsin hiljuti väga toetavaid sõnu. Ei ole ühtegi jama, mida me ei ole ise ära teinud, nii et ära tunne ennast süüdi. Ütles mulle sinu vend. Rahustas mind, et ma ei pea ennast halvasti tundma pereseltsis. Ei, loomulikult. Selles mõttes tagantjärgi, ma saan aru, et loomulikult on olukordi, mis panevad nagu piinlikkust tundma. Aga ma ütlen, et just selle rahulolust täna rääkides, siis see ärakäimine rahulolust. Eks see viskas, ma sattusin väga suure ärevuse sisse. See, et ta objektiivselt on tegelikult ju, nagu öeldakse, kuke peal. Ta ei ole kuke peal loomulikult, aga ta ei ole maailma lõpp. Aga jah, et ühesõnaga, nüüd on mul olemas see tunne. See on väärtus. Ma olen selle läbi teinud. See on nii, nagu oleks läbinud mingisuguse väga ränga kursuse. Sa lõpetad mingi kooli ära ja sul on nüüd see olemas. Kooli annab küll teadmiseks või kooli annab kogemust. Aga ütleme, mingisugune asi, sa võtad ette mingi ülesande, sa teed ära ja sa saad selle kogemuse kätte. Ja nüüd ma olen selle kogemuse võrra rikkam. See on saadud nagu raske hinnaga see kogemus. Selles mõttes, et seda hetke on raske taluda, kui see tuleb. See on nagu rahulolust hästi kaugel. Aga pärast on sul palju kindlam rahulolust püsida. Pääs koroksema. Et selles mõttes see, selline asi tõstab kindlasti enesekindlust. Kui, ma ei tea, kas kõigil loomulikult, aga. Ja mul veidi teistmoodi sellega. See minul niimoodi päris ei käi. Et mulle tundub selline rahulolust väljas käimine. Ühesõnaga, ma olen kunagi öelnud, et mida hullem kogemus, seda kaunim mälestus või seda väärtuslikku mälestus. Need mälestused ei ole kaunid, aga nad on sellised, mida sa vaatad nii-öelda tagantjärgi ja naudid seda, et ta on su sees. Et see on selline suur ärevus, selline, midagi väga ränka läbi teinud. Kui see nii ütled. Ja see on minu enda selline tunne. Sul ilmselt see niimoodi ei käi. Sul kui on halb kogemus, siis sa ei taha selle peale üldse mõelda. Ei taha, jaa. Selles mõttes on jälle huvitav, et minu need halvad kogemused jäävad. Nagu ma ütlesin, et kõik positiivsed kogemused annavad nii-öelda tõuke edasi liikuda. Aga halvad kogemused tõmbavad siis seisma ja tartunud olekusse ka aastaid hiljem. Et kunagine mis iganes lauluvõistlus paneb siiamaani mind, ühesõnaga mõte lava peal olek, astumine lava peale,
niikaua kui ma harjutan selle lava jaoks, ei olegi väga hull. Aga ka näiteks proovlava peal, teades, et varsti on seal rahva sees või mikrofoni kättevõtmine. 2 asja. See on ka mikrofon. Ma ei... Kaamera sees. Sa ei pea tegema nii, mikrofoni kättevõtmine, võtame selle. Ja noh, kui siin oleks punt inimesi, vaata, ma tahan sulle, ma olen kogu aeg öelnud, et seda jutusaadet oleks väga kihvt teha publiku ees. Et noh, ma olen mõelnud, et sa võiksid nagu, et me võiksime teha sarnases stiilis, võtame mingi teema läbi, aga siis me võtame inimestelt küsimusi, on ju. Ja ma olen väga nojah, see juturing oleks nagu laiem, eks ju, mitte meil kahekesi ainult. Ei no, jah, midagi sellist. Ja see mõte väga meeldib mulle ja ma tahan seda teha ja ma teen seda ainult sinu pärast. Selles mõttes, et minul oleks natuke huvitav. Oi, vabandust. Aga noh, samal ajal on see minu jaoks absoluutselt nagu üle mingisuguse läve hüppamine, sest see on ikkagi rahva ees. Ma mäletan, et kunagi kellega läbi saama. Ei, meil on 5 minutit läbi, meil on üle 5 minutit aega. Okei. Kunagi me käisime, kas see oli Peeter Liivi juures? Ja kuidas ma värisesin seesmiselt, vahest ka välismiselt, vahest kui põlved käisid kokku niimoodi, see oli jumala õudne. Kui seal siis Peeter rääkis oma teemad ära ja need panid mul ka midagi jooksma, sina muidugi haamerdasid oma kuradi, vabandust, neid mõtteid ja asju ja kogu aeg, aga siis mul tekkis mingisugune mõte ja kui kaua mul läks aega, et vahest suu lahti teha, et välja öelda see või kui raske oli mul näiteks kiiresti öelda. Mul on alati olnud see, et mul läheb keel lukku rahva ees, on ju. No ja need lauluvõistlused, muide, ausõna, need on nagu kõige hirmsam asi maailmas minu jaoks olnud ja kõige hullemad mälestused ja ma mäletan isegi seda kleiti ja seda kleidi tunnet oma naha vastas, kui ma seisin seal klaveri kõrval, mikrofon käes ja pidin laulma ja need olid need tüdrukud, kes mind üldse ei sallinud. See oli väga õudne. Ja aga ühesõnaga, et mul on meeles tegelikult see hirm ja see nauding korraga sellest seal Peetri juures nendel õhtutel siis millegi ütlemine välja. Eriti meeldis mulle, kui see, mis ma ütlesin, läks kuidagi kokku sellega, mis oli enne räägitud. ja tõmbas mingisuguse arutelu juurde, on ju. Et noh, ühesõnaga, ma tegelikult tahan seda teha väga. Ma arvan, et see on väga kihvt ja see on nagu see osa, mis selles mõttes ma olen selline veider. Et ma arvan, et see on see koht, kus ma hakkasin kõige rohkem rahul olema sellega, missugune mees sa oled. Sellepärast, et ma teadsin, et sa oled tark. Sa olid autoriteet nagu suuremana on ju juba või ühesõnaga vanem inimene, autoriteet, tark, mis iganes, aga seal mulle meeldis see, kuidas sa arutlesid asju. See oli esimene kogemus sinust kui filosoofist. Ja sellisest, kes jagab nii-öelda asja sügavuti. Ja sellest ajast saadik ma olen tahtnud, et sa seda omal käel teeksid. Ma olen aastaid pingunud su kallal ju. See, kuidas sa hakkasid, sa oled oma esinemisi hirmust ka üritanud nagu läbi minna niimoodi, et sa oled esinenud ja tulnud ikkagi välja ja kas või seal Peetri juures ja siis laulmas käies ja siin kaamera ette tulles. Ja tegelikult see ongi see tehnoloogia. Ma arvan, et see võiks olla võib-olla isegi järgmise saate teema, kuidas oma hirmudest üldse läbi minna. Sest näiteks ma toon, mul endal oli ju, kui ma kooli lõpetasin omal ajal, siis ma olin enam-vähem kindel, et ma ei oska ennast kirjalikult väljendada. Ja mul oli see plokk nii tugev, et ma pidasin ju reklaamifirmat, kui mul oli vaja mingisugune lause kirjutada reklaami peale. Nagu on üks lühilause, siis ma pidin alati paluma kellegi teise seda teha, sest kui ma istusin arvuti taha, et ma hakkan nüüd tegema, siis see oli null täitsa. Sealt ei tulnud ühtegi sõna välja. Ja siis ma hakkasin
kõigepealt ma hakkasin Delfis kommenteerima. ja sa olid üks neist anonüümsetest sõimajatest või? Ei, ma ei sõimanud, ma tegin oma nime all. See oli mul nagu põhimõte, et ma näen oma nime all ja noh, et kui julged öelda, julge enda nime all öelda. Siis ma hakkasin isaga meili teel arutama asju. Ja noh, niimoodi step by step. Tõmbasid ennast käima? Circa aasta pärast ma vist olin Naistelehe kolumnist. Jaa, olid küll mõnda aega, jah. Ma tegin seda päris mitu aastat. Ära nüüd liialda. No ikka... Teeme nii, et me ei hakka siia numbreid ja aastaid ja asju külge panema. Üle aasta kindlasti. Ma ei ole kindel. Ma lihtsalt ütlen, et sinu aja arvamine on tihtipeale hullem kui minu. No vahet ei ole, see ei ole isegi point praegu, kui seda ka aasta oli. Siis teekond täielikust düsgraafikust. Jaa. Lihtsalt läbi selle, et sa hakkad step by step minema ja tegema neid asju. Ja siis äkki ega ma ei ütle, et ma praegu mingisugune väga hea kirjutaja olen. Selles mõttes, et mul on tõesti siiamaani selline tunne, et üle ühe lause ei saa raamat pikk olla, sellepärast, et mis lause see on, mis kogu raamatu sisu korraga ära ei ütle. No, aga ilmselt on see sarnane sellele, et kui ma kui ma olen mõelnud, ma alustasin fanficide kirjutamisest, aga tegelikult alustasin ma sellest, et ma tegin aastaid ja tegelikult jah, terve 15 aastat, ma arvan, või 16 me oleme koos olnud. Olen teinud ma erinevaid lühijutte ja iga võimaliku asja, mille puhul ma saan selle kätte. Ma panen selle kuhu kirja. Mul on märkmikute viisi lühimõtteid nii-öelda. Et minu jaoks nagu sai lõpuks, minu jaoks oligi kõige olulisem asi oli lõpuks see, et mul on kaasas kõigi mu õppimisasjadega kaasas ja nii edasi. Kogu aeg oli mul autos ka, mis iganes sahtlis, kogu aeg üks märkmik, mille ma suvalisel hetkel võtsin lahti ja kirjutasin mingi mõtte. Kõige veidramad asjad on see, et Oscarite gala on nad USA-s on ju see Academy Awards ja sa kuuled, mingi näitleja ütleb teeb mingi nalja, neil on skriptitud asjad või tuleb oma tänu selle kõnega ja mis iganes. Ta ütleb mingisuguse repliigi sinna ja mul tekitab see mõtte ja ma lähen ja kirjutan selle mõtte ja siis oma selle edasise arenduse sealt, on ju. Niimoodi ma olen teinud, ma olen niimoodi väga palju peatükki kirjutanud raamatusse niimoodi. Ei, muidugi, jah. Saad mingisuguse inspiratsiooni mingist... Aga see on, ühesõnaga, see on nii rahulolevamas kui mitte rahulolevas kohas on see nagu edasiviiv jõud sellest hetkest, kus sa oled. See on tegelikult nüüd see nii-öelda mugavustsoonist välja minek. Ehk et tegelikult, kui ma olen kogu aeg rahulduses või rahul olemises, siis vaimset arengut ei toimu. Ma olen kunagi, kuna Peetrist oli jutt siin juba, siis Peetril oli selline teooria, et mingisugune muutus, on lootus ja siis on lootusetus. Nii kaua kui lootus on, nii kaua veel muutust ei teki inimeses. Alles siis, kui ta jõuab lootusetusesse, ehk see on tegelikult nüüd see depressiivne. Sunnib ta välja astuma ja siis sealt hakkad sa liikuma, sest nii kaua kui see on lootus, nii kaua sa ikka mõtled, küll, seda võib piltlikult öeldes nii, et küll Jumal tuleb ja teeb, eks ju. Või mis iganes sa siis kujul see Jumal tuleb siis. Aga kui sa oled lootusetus seisnud, et sul ei ole nagu enam kuhugi minna, sul on täiesti tee püsti ees, siis tekib murrang, siis tekib kvanthüpe. Ja sellepärast on neid rahulolematusi väga vaja, sellepärast, et rahulolu, me saame ju seda ka intuitiivselt kõik väga hästi aru, et seisvas tiigis ei toimu mitte midagi, eks ju. Läbivool peab olema. Et peab olema läbivool ja peab olema selles mõttes ka inimest peab heidetama rahulolematusesse aeg-ajalt. Ja sellepärast on nagu need rahulolematuse kogemused, neid tuleb nagu õppida hindama. Et selles mõttes on rahuldamatuse seisund on väga-väga väärtuslik, sest sa ei saa tunda rahuldust, kui sul ei ole rahuldamatust. Nii et rahulolu ja rahuldamatus.
kõik inimesed peaks vaatlema neid põhimõtteliselt . ja tuleb , aga me peame tänaseks peab . lõpetama , aga jah , et ja mis see järgmine teema oli ? ma arvan , et see enda hirmudest läbiminek , kuidas step by step minna , ma vaatan , kas sellest kuidas oma hirme näiteks õigesti ja adekvaatselt hinnata ja kuidas . ja mida puhttehniliselt siis teha , mis asi Jah. see step by step on , mida ma tegema pean hakkama , et tulla sellest nii-öelda välja . aga teile ma panen kõigile südamele , et tellige meie kanal . ja väga tore oli teiega siin jälle kohtuda . nädala pärast me kohtume jälle . täna oli 40. saade . täna oli 40 saade , juubelisaade . aga nii et siis kõigile tšau-tšau vist tänaseks . Jah. on ju ? tšau , tšau .